Andris, viimased aastad oled sa elanud Tallinnas, kui tihti sa üldse oma kodulinna Valgasse satud? Algus ma ei sattunud põhimõtteliselt üldse. Olid nädalavahetusel mingid mängud, võistlused, igas meistrivõistlused, need 3-päevased, siis sattusin vähe. Aga nüüd viimasel 2 aastal on tihedamini ikka iga nädalavahetus ja siis sattun, et vahepeal saab kolmapäeval koju mingi asja pärast, mingi mäng oli kuskil Lõuna-Eestis, siis ei taha enam sinna Tallinnasse tulla ja jäädki, siis on 5 päevad Valgas. Nii et sõbrad on alles ja Valgas jätkub ka jätkuvalt tegevust? Ja, kindlasti. Kuidas sa Valga meeskonnaga koos treenid, et nagu sa ütlesid, et oled küll seal, aga siiski ju pidevalt Tallinnas, et kuidas teil see koostöö nii-öelda on? Ega väga ei treenigi. Et esiliiga ajal me tegime võib-olla, terve aasta peal tegime 1 või 2 trenni. Lihtsalt tulime kokku ja mängisime. Nüüd mängisime suve lõpus siin augustis, mängisime mingi kontrollturniiri väikse Valgas ja kõik. Et aega jälle kõik on tööl, kõik on seal ja nädalavahetusel ka ei hakka väga Valka kogunema selle pärast. Kui sa võrdled oma Audentese võistkonna kutte, kes on kõik sinuga ühevanused või veel nooremad ja siis Valga meeskonda, kelle kohta treener ütles, et osad on sündinud aastal 60, siis too nagu välja mõlema võistkonna plussid, et mis sa saad oma noortekuttidega koos olles nii-öelda rohkem ja mida annavad need 60 ja võib-olla varem veidi hiljem sündinud mehed? Ma ei tea, no vanadega oli algus üldse, algus oli harimatu, aga pärast oli nagu nendega hakkasime nii hästi läbi saama ja see kõik õpid nendelt ja siis igaüks sulle saab midagi õpetada, rääkida, et see oli nagu väga, väga lahe. Et see enne mängu, mis me seal riietusruumis, kõik, mis me rääkisime peale mängu, kogu aeg naerisime, et väga lõbus. Noortematega kõik on kohe näha selline pühendunud rohkem ja tuleb mängule ja on vaja mängida ja võita ja on vaja kõik endast anda ja kävaliga ja vanadega on rohkem sellist nalja saab ka rohkem igast. Kuidas sa ise mänguks valmistud? Oled sa pigem selline enesesse süüvija või võtad sa pigem ikkagi nii-öelda lõbusalt seda mängule minekut? Lõbusalt, teen nagu tavaliselt, meil ei ole mingi, et oleneb, kui mingi väga tähtis mäng on või midagi, siis ma võin seal veits, olen endasse tõmbunud või midagi, muidu täiesti tavaline. Mis sul isiklik eesmärk sel hooajal on? On sul ka endal mõnda sellist mõtet, et kevadel sa võiksid olla ühes või teises elemendis parem? Jaa, kindlasti paremaks saada, peaasi mitte vigastada saada, et see oleks õppida oma vigadest ja kuulada. Vanu on nii palju meeskonnas, kellelt õppida, et lihtsalt saada paremaks. Aitäh sulle!